põllupäevik. Tere kuulamast siis järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 17. mai aasta 2023 ja kevadtööd siis ma mõtlen siin juures külvitöödest hakkavad suures osas ühele poole saama. Et nüüd siis on aeg hakata neid hooldama ja räägimegi täna siis sellistest aktuaalsetest teemadest, et millega siis nüüd oma põlde kaitsta ja taimede kasvu kaasa aidata. Et meil täna on siis vestlusringis Ene Kiutso, Baltic Agro täiendusväetiste tootejuht. Tere Ene. Ja Kervin Adamson, Baltic Agro müügiesindaja Jõgevamaal. Tere Kervin. Tervist. Ja sul Kervin siis on vist ka kodutalu veel Läti piiri ääres, nii et vastab tõele. Nii et oled kursis ka, mis lõuna pool toimub. Jaa, olen ikka. Ja mina siis Margus Ameerikas Baltic Agro arendusdirektor ja sissejuhatuseks võib-olla küsikski siis üle, et kuidas Kervin tundub siis, kas Lõuna-Eestis on loodus väga palju eespool sellega võrreldes, mis meil siin täna oleme Tallinnas stuudios? Jaa, Tallinnaga võrreldes kindlasti on see Lõuna-Eesti ja eelkõige Kagu-Eesti nagu eespool. Et Toomingas juba varsti 2 nädalat õitseb, et siin nagu ma aru saan alles algas see õitsemine. Kas ka kevadtööd siis selle võrra on juba rohkem kõik tehtud ja lõpetatud või on ka nendega veel, nende külmadega praegu läks vist natukene veel asi venima? Jah, siin külvide poolest ei oskagi seda vahet tuua, aga pritsimistööde poolest küll, et raps on ka seal ikkagi eespool ja siin rapsiga läks ikka vahepeal juba päris kiireks, et enne õitsemist jõuaks vajalikud asjad tehtud. Aga kuidas üldiselt põllumeestel taliviljad jäid ilusti alles või ma kuulsin, et Põhja-Lätis ja seal olevat ka kaunis palju külmakahjustusi olnud? Paraku nii on jah, et see Kagu-Eesti pool, see on ikkagi sarnaselt eelmisel aastale on neid talvekahjusid, just nagu talirapside puhul näha. On ka taliotrasid välja läinud, talinisu suures järgus ikkagi on alles. Aga kui nüüd siia Jõgeva piirkonda tulla jutuga, siis seal on nagu tõepoolest kõik väga hästi. Et on ainult metsa ääred, mis on niiskuse tõttu kahjustada saanud või lume tõttu, kuhu lumi kauemaks peale jäi. Aga üldpilt on väga kena. Et Jõgeva ju teada tuntud külma pealinn, et siis nagu külma pärast nagu ei läinudki nii palju taimed välja, aga et siin oli ka kuulda, et Lõuna-Lätis või Põhja-Lätis ja Lõuna-Eestis olid ka õitsvad taimed võib-olla natuke liiga saanud, kui liiga mingid varased puuviljad, ma mõtlen just. Et siin Jõgeval jah, see talvitumisega probleeme ei olnud, aga need mai esimene dekaad, nagu ka ülejäänud Eestis möödus ikkagi öökülmade tähe all ja seal kohati näiteks mõnel madalamal Turbamaal küll on näha, et rapsi võttis ikka väga põdema, et kas ta nüüd päris välja läks seal, aga kollased nad on, et neil nagu tuleb seal natuke kosuda lasta veel. Aga et kuidas siis saaks taimi nagu kaasa aidata, et nendest stressidest välja tuleks ja kas me ju kõik teame, et külmaga mullast fosforit taime hästi kätte ei saa, et kas siis oli ka võimalust lehe kaudu anda või ka nende öökülmadega ei saanud seda teha? Öökülmadega seda paraku teha ei saanud, küll paljud põllumehed jõudsid enne öökülmasid osad esimesed ringid ära teha. Mõni läks ikkagi ka riski peale seal piiri peal, kui öösel nagu ikkagi mõnes kohas tuli öökülm peale, et need tagajärjed on natukene ka näha, aga mitte midagi väga hullu. Et siin nende päris rekordöökülmade puhul, kui -7 ja üle, tõesti alla 5 kraadi läksid külmad, et seal õnneks keegi pritsima ei läinud ja ma arvan, et see oli ka õige otsus. Kuulame siin vahepeal ära siis ka Raplamaalt Urmas Uustalu muljed, et kuidas sealkandis siis talv taimedele toimis ja kuidas siis tema tegemised läksid? Minul ta nüüd pikemat pausi ei tekitanud, sest lihtsalt tööd pidi ikka tegema.
Aga ütleme, taimekaitse jäi seisma, oli vaja minna, oli mõte teha rapsil umbrutõrjet ja tilmurit, aga need asjad jäid seisma 6 päeva lihtsalt selle kõige külmemal perioodil. Ja siis lihtsalt seda ei saanud teha ja läksime uuesti välja, kui ma nüüd eksin, siis 7. mail läksime uuesti põldu taimekaitsepritsiga. Üldiselt maa oli külmunud, siin 2 ööd olid kuskil 5 kraadi ligi külma, kuskil 2 sentimeetrit oli maa külmunud. Oli niiskemates kohtades niisugune koorik oli tekkinud. Natukene on varsi rapsil küll lõhki, aga see on, ütleks, hästi vähe. Mis ma praegu olen tuvastanud, see tõesti on, ütleks olematu natukene. See polegi väga üksikutel ja hästi tugeva kasvulisel taimedel on. Aga meie siis läheme edasi taimede toitumisprobleemidega ja Ene, võib-olla siis sina räägid, mismoodi nende külmadega tegutseda või nüüd tagantjärgi siis taimi veel kaasa aidata? No Kervin juba mainis seda fosforit, et külmade ilmadega ja madala mullatemperatuuriga on fosfor üks kriitilisemaid toiteelemente, et kuna niigi on tema omastatavus mullast küllaltki keeruline, siis alles alates võib-olla mullatemperatuurist 15 kraadi taim saab sealt lihtsa vaevaga fosfori kätte, et 13 kraadi juures alles võib-olla 30% on taimele kätte saadaval lahustunud kujul mullas olemas. Ja see vast ongi olnud üks suuremaid probleeme ja samas fosfor toetab, kui taim saab fosforit kätte, siis ta on ka paremini mikroelementidega toidetud, et need on nagu omavahel seotud. Aga talirapsi puhul siis fosfori poolest see rong on juba läinud, et taliraps me näeme õitseb juba otsast või oleneb piirkonnast või alustab õitsemist kohe-kohe. Ja need, kes siis jõudsid võib-olla või kellel on selline tehnoloogia, et nad kasutavad UAN-i koos APP-ga või siis teised võib-olla, kes jõudsid pritsida lehtede kaudu fosforit juurde või andsid kevadist NPK-d, siis nemad on võib-olla võidus. Aga et kellel see tegemata jäi, siis kindlasti peab arvestama sellega, et taimed on fosfori puuduses. APP on siis vedelfosforväetis, mida lisatakse siis vedelale lämmastikväetisele. Ja põllumehed vast teavad. Aga rapsi puhul, kui nüüd mida veel teha saaks, et eks jäänud on veel talirapsil see õitsemise aegne haigustõrje, et sinna, kes siis tahab panustada võib-olla seemnete õlisisalduse tõstmisele, et seda veel jõuab, et siis paagisegusse fungitsiidiga võib lisada vedelal kujul kaaliumväetist, näiteks Final K-d 2 liitrit hektarile, et selle kohta on meil ka oma katseandmeid olnud, kus on siis saadud 0,5% õlisisalduse, seemnete õlisisalduse tõus. Mitmel aastal oleme ka propageerinud pealtväetisena lämmastiku asemel ka kompleksväetist, et need, kes ka NPK väetist ühe pealtväetisena kasutasid, ka need on siis võidumehed. Ja ma just seda ka juba mainisin ka, et just need, kes NPK-d kasutasid. Aga muidugi taliteravill jõuab veel toetada, eks nemadki on samamoodi jäänud siis nälga natuke fosfori ja ka mikroelementide poolest, et taliteraviljad on nagu ütleme kõrsumise faasis, siis tuleks võib-olla tänavu tasukski eelistada selliseid tooteid, kus on ka siis NPK-d sees, et lisaks mikrodele, et siis nagu toetada siis seda üldist toitumist taimedel. Ja võib-olla siis teraviljade puhul just, kuna nendes kompleks vees lahustuvates väetistes mikroelemente palju sees ei ole, neid on üsna madalas kontsentratsioonis, et siis võiks sinna juurde lisada väikestes kogustes neid mikroelementide kelaate. Kas siis tsinkmangaan kõige olulisemad sellel ajal, et või siis need, kes siis on juba võib-olla kasutanud
seda tootesarja, mille nimeks Dr. Green, siis kindlasti nendel on spetstoode Dr. Green teravili, mis on siis just sellise mikroelementide koostisega nagu võib-olla teraviljale kohane, et siis kasutada seda Dr. Green teravilja ja lisada siis fosforit, kaaliumit sisaldavat Dr. Green kvaliteeti. Sest et me ei tea, mis meil siin ilmaga ees ootab, lubatakse nädala lõpul uuel nädalal kõrgeid temperatuure ja jälle kuiva perioodi, et siis kindlasti ka see kaalium on väga oluline. Et nüüd kevadkülvid on enam-vähem põllumeestel tehtud, et kuidas Kervin nende taimede toitumisega, et kas enamasti ikkagi pannakse juba enne külvi ära kõik või külvi aegselt või saab ka seal veel pealtväetamisega natuke kaasa aidata? Ma ei julge öelda, et enamus siin enne külvi suviviljadele väetis ära paneb, kuigi ma ise seda praktikat viljelen. Eriti on see minu arust mõistlik raskematel maadel ära teha, et seal ei tasu karta seda toitainete leostamist niivõrd palju. Ja eks me kunagi ei tea, et kuna see ilm siin kevadel põuale keerata võib, et võib-olla ei teki seda pealtväetamise võimalust. Eriti tähtis, ma arvan, on see suviodra puhul, kuna oder tahab oma toitained just võrsumisfaasis kätte saada. Eriti siis varased odrad väga kiire kasvuga. Just nii. Et aga teine variant on praegustes niiskustingimustes. Kindlasti, kui tehnorajad juba põllu peal paistma hakkavad ja oder on esimeste lehtede faasis, siis saab pealtväetamist edukalt teha. Kuidas sa oled tähele pannud kahjurite nüüd levikut, sellised soojad ilmad toovad kindlasti ka kahjurid välja? Jah, nii paraku on, et need öökülmad otsid neid ilusti vaka all, aga nüüd on nad üheskoos välja tulnud. Et teravildel on siin märgata kõrsvilja maakirpu, mis just on eriti ohtlik just ärganud teraviljadele. Et tema jätab sellise piki triibu sinna lehe peale, ma arvan, et kõik põllumehed on seda oma praktikas näinud ka. Et seal peab siis vaatama, et just ongi see kõige ohtlikum periood, kui taimed on tärkamisfaasis ja biomassi eriti veel ei ole. Talirapsid kindlasti? Talirapside puhul jah, nüüd nad juba õitsevad, et mina ütleks, et see hiilamardika probleem pole nüüd enam eriti päevakorras, kuna õiepungad on lahti läinud ja siis nad lähevad sinna lahtiste õiepungade peale ja seal nad enam kahju ei tee. Kuigi väga suur probleem taaskord sel aastal on varrepeitkärsakas talirapsidel, mida siis õnneks on meil on võimalik ka süsteemsete vahenditega ja ka kontaktsete vahenditega tõrjuda. Kuid eks seal seda praktikat on vaja meil veel ikkagi õppida, kuidas seda efektiivsemaks saada. Et see, et me suvivilja või suvirapsi asemel nüüd talirapsi kasvatame, siis pritsimiste arv on tunduvalt väiksemaks jäänud ja kahjurid nii varakult kevadel jahedate ilmadega veel ei jõua taimele kallale tulla. Ja kindlasti, et talirapsi puhul jääb ju see maakirbu probleem kevadel täiesti ära minu arust, et minu praktikas kevadel seda maakirbu pritsimist talirapsil ei ole kunagi olnud, sest seda et lehte on juba nii palju. Küll aga nüüd on siin Ene ja meil veel inimesi on märganud mujal pool Eestis ripslasi. Et see on ka asi, mida peab siin seirama, kuna ripslast üldiselt ongi väga raske märgata. Et ta on seal taimel hetkel seal viljatuppe sees ja tegutseb seal pähiku ümbruses. Et seda võib öelda, et pea 100% aastatest talirukkil võib neid kahjustusi olla. Ja, et siin 20. maist tuleb eriloaga kasutusele teraviljade puhul Carnadine Extra, mida siis on võimalik ripslase tõrjeks kasutada, see on süsteemne insektitsiid. Ja seal siis tõesti see seire on oluline, et seal leiaks ripslasel üles, kui seal 20-30% võrsvetel on ripslast märgata, siis on see tõrjekriteerium olemas. Et kui me täna keskendume rohkem suviviljade
agrotehnikale, siis külvid on nüüd ühel pool, et millised siis esimesed taimekaitsetööd nüüd on siis kas maisil või herneloal, suviteraviljadel, umbrohutõrje või midagi muud? Jah, kui nüüd herne juurde minna, siis hernestel, kes on läinud mullatoimeliste herbitsiidide peale, siis need on selleks ajaks juba tehtud. Järgmine asi, mida jälgida, on seal hernekärsakas, kes siis tärkavaid taimi ohustab, et kellel on varasemad külvid, pole see kärsakas niivõrd suur probleem, praegune vihm tõmbas nad kindlasti tagasi, et siin soojal perioodil päikselise ilmaga põllud tõepoolest kubisesid nendest, et eriti ohustatud on jällegi need taimed, mis just praegu tärkavad ja mille biomass on väga väike. Aga kas siis ikkagi pritsimispaaki tasuks alati panna ka taime toiteelemente, mida sina soovitaks siis? Jah, suviviljade puhul, suviviljad on kehvemad võrsujad kui taliviljad, eriti nisu ja siis tuleks tähelepanu pöörata nendele mikroelementidele, mis toetavad seda võrsumist ja on just selles faasis olulised ja osad ka muidugi hiljem, et nisude puhul siis just vasele tähelepanu pöörata ja jälgida seda, et see vase ka pritsimine, on ta siis kelaat või mõni teine toode, et saaks tehtud kindlasti võrsumise lõpuks, et mitte hiljem, sest et kasutegur on siis juba väike, kui seda hiljem teha. Ja tsink, mangaan siis samuti olulised, tsink ka seal üldse taimede lehestiku, juurestiku arenguks väga oluline element ja ütleme, mangaani puhul on seda, kui on mangaani puuduse oht, siis seda saab muidugi teha ka korduvalt või tulekski teha 2-3 pritsimist, sest mangaan ei liigu teatavasti taimes edasi, kui taim kasvab uutesse osadesse ja seda tehakse siis võib-olla 2-3 korda 10-päevaste vahedega. Aga mikroelementide, nii nagu ka põhielementide omastamist mõjutab ju väga palju tegureid, nii et on see siis muld, mullalõimis, mullaniiskus, toiteelementide vaheline tasakaal mullas, et näiteks ja ka sellest sõltub, kui hästi nad on omastatavad, et mangaani puhul näiteks põuakartlikest kerge lõimisega muldadest mangaani hästi kätte ei saa, et kui on niisugune muld, siis on juba teada, et tulekski planeerida see mangaani lisamine paagisegusse. Et neid variante on muidugi palju, et kes eelistab vedelväetist, siis ütleme, et Zetem Grow, Zetem C Grow, need on siis tsinki mangaani või siis tsinki mangaani ja vaske sisaldavad vedelväetised 2-3 liitrit hektarile. Aga esmajoones muidugi, esmajoones tuleb ikkagi tähelepanu pöörata sellele, et taim oleks varustatud magneesiumi, väävli, kaltsiumi ja põhitoitelementidega, et siis alles läheme nende mikroelementide juurde. Aga eks mikroelemendid aitavad siis põhitoitainete efektiivsust suurendada ja me saame siis väiksema kogusega suurema enamsaagi, nii et kui väetis on kalliks läinud, siis tulebki hoolitseda selle eest, et kõik mikroelemendid ka saadol oleks. Oskad sa ka midagi täiendada, kuidas põllumeestel praktika praegu on? Jaa, et suviteraviljad hakkavad juba jõudma sinna faasi, kus tulebki tegeleda juba umbrohutõrjega ja seal on igati õigeaegne, et mikrotoitained paagi sekku lisada. See on nagu tavaliseks juba saanud traditsiooniks, et põllumehed ikkagi alati annavad toitaineid ka. Võib öelda küll, et mikrotoitainete kasutamine õnneks, me oleme teinud ka väga palju leheproove ja sealt on välja tulnud meie põhilised, kas või piirkonniti põhilised mikrotoitainete vajadused ja põllumehed neid on jälginud ja ikkagi kasutavad. See leheanalüüside alusel nüüd järgmine nädal siis pritsimine, see on meil juba kuskil 3-4 aastat käinud, et sealt on head kogemused saadud. Ma ütleks isegi, et võib-olla mullaanalüüsid on tähtsamad, et kui nad juba teavad, et näiteks mullas ei ole vaske, mida Eestis ongi väga laialdaselt on see vasepuudus levinud, et siis ilma, et ootaks seda ära, seda leheanalüüsi tegemist, siis juba tulebki sinna umbrohutõrje paakise vase
vaseväetis lisada, vaske sisaldav väetis, sest et muidu jääb hiljaks sellega, kuna vasega tuleb kindlasti selline profülaktiliselt ennetavalt juba ei maksa puudusilminguid ära oodata. Mangaani puhul on võimalik see raviv töötlus ka. Samas muidugi mulla analüüse võib-olla igal aastal kõikidelt põllult ei jõuta teha ja siis oleks võib-olla selle niinimetatud täppisviljeluse mõttes ikkagi kasulik teha ka neid leheanalüüse. Jah, kuigi see leheanalüüs näitab seda hetke olukorda, et võib-olla see ongi see, et kui nüüd näiteks jaheda ilmaga madala temperatuuriga teha leheanalüüse, siis ta näitabki, et on puudus, aga tegelikult ilm soojeneb ja siis need toitained liiguvad alt üles ja on pilt muutub kohe paremaks ilma, et me midagi teinudki oleksime. Aga kui mullas on juba puudus, siis tulekski nagu õigesse kasvufaasi, õigesse pritse ringi need tooted lisada. Planeerida juba sisse eelnevalt ja varuda, sest et muidu võib lihtsalt hiljaks jääda. Aga ma tahtsin siia juurde just seda mainida ka veel, et väga oluline roll on ju mikroorganismidel ja mulla mikroorganismid on ju need, mis teevad mullas need toitained lahustuvaks ja taimele kättesaadavaks. Ja teame ju, et edaspidi siin tulevikus, me ei tea, lähi või kaugemas on see suund sinna poole, et kuidas nüüd seda öelda, et kui mitte vähem, aga enam, siis vähemalt sama suured saagid nagu siiani saadud on. Et kui vähem väetisi näiteks hakatakse kasutama. Et siin ongi need seened ja bakterid tulevad appi ja neid tooteid tuleb nüüd viimasel ajal turule juba järjest lisandub ja need on nii nagu võib-olla 15 aastat tagasi tulid aminohappe preparaadid ridamisi turule, et nüüd hakkavad tulema küll need lämmastikusidujad ja selline, meile on see biospektrum on juba oma 4-5 aastat siin kasutusel, kus on siis erinevad seened, bakterid sees, mis siis aitavad nii lämmastikku kui fosforit, kaaliumit paremini omastada ja ühtlasi ka mikroelemente. Ja seal on need mükoriisa seened, mis on väga olulised, et mis siis võimaldavad juurestikul saada kätte toitaineid ja vette ka mulla sügavamatest kihtidest. Ja see nagu parandab üldist taimede vastupidavust ka kuivatingimustes, stressitingimustes, et see on nagu väga oluline, et hoidmaks seda mulla tervist heal tasemel. Kuulame vahepeal ära ka Urmas Uustalu kommentaarid, et kuidas Raplamaal, kui kaugele paefarmeri tööd on jõudnud sellel kevadel. Suvilja pindala paefarmeris on ümmarguselt 1000 hektarit, ma mõtlen odrapinda ja selle 2 sorti on Iron ja Üva ja pooleks on pind. Siis on suviviljadest suvinisu on 100 hektarit, Uba 140 ja Ernest on 102 hektarit. Maisipindala on 254, kui ma ei eksi. Ütleme nii, et tänase seisuga lõpetame teraviljade külvid ja 3 päeva umbes läheb ka maisikülviga veel. 11. alustasime maisikülvi mail. Ütleme, keemia bloki poolest ei ole praegu suviviljadele tõrjeid tehtud, aga plaanis on, kui nüüd ilmastik lubab, et saab talinisud ja taliodrad ära tehtud, siis on koheselt suvinisu ja hakkab varaste otradega järjest tulema, et ilmselt ta jääb kas selle nädala viimastesse päevadesse või järgmise nädala algusesse. Väetamise poole pealt suhteliselt suurtel pindadel on pandud vedelsõnnikut. Üle 1000 hektari on pandud vedelsõnnikut teraviljadele kuskil 30 tonni alla. Ja siis on aidatud mineraaliga, need on kõik külvi alla pandud. Sest siin paar aastat on näidanud, et pealt väetamisel ei ole enam seda mõju. Siin on põua kätte eelmine aasta jäi kindlasti, ei väetised ei mõjunud, taimed ei saanud teda kätte enam. Aga ma olen mitu aastat pannud ainult külvi alla kõik ära. Aga muidugi kogused ei ole sellised, et nüüd midagi väga, väga suured ja nüüd üle 100 enni väga ei lähe. Et pigem on seal 100-102 enni ja seal piires on see asi kõik toimub. Läheme edasi nüüd siis järgmise
nädala, arvatavasti juba soojaperiood tuleb uuesti. Et taimedel keset päeva ei ole mitte kõige paremad kasvutingimused siis selle kuumaga. Et mis me seal siis teha saaksime, mis sa enne seal soovitaksid? Ja, et eks päris kuumal ajal ju teame, ei tohigi pritsima minna. Aga kui prognoos on selline, et tuleb selline kuuma periood, siis me soovitaks võib-olla pritsida ette juba sellise merevetika preparaadiga, nagu on Fülgreen. Et see on selline värsketest pruunvetikatest ekstraheeritud selline lahus, kus siis on see merevetika ekstrakt, mis sisaldab hästi palju erinevaid suhkruühendeid, mis siis nagu aitavad taimel selle põuaga toime tulla ja kõrgete temperatuuridega ja seda on hästi paljud ka katseandmed näitanud. Meie küll tänavu oleme mitmed katsed nagu plaaninud rajada ja ongi juba pritsitud ja pritsitakse nüüd põldudele, eeldades, et tuleb see kuuma periood, me ei tea küll kaua see kestab, aga taolise preparaadi mõju nagu Fülgreen peaks siis kestma 2 nädalat ja aitab ta siis taimel nagu elus püsida ja ta tuleks teha, ütleme, 2 kuni 7 päeva enne, kui siis selline eeldatav kuumaperiood saabub. See saab ju koos herbitsiidiga panna. No teda sobib segada erinevate preparaatidega. Maisil näiteks, kui on herbitsiidi tegemine nüüd. Ja võib teha. Ja see Fülgreen on olemas, see merevetika preparaat ka koos boori ja molübdeeniga. Et siin ütleme näiteks liblikõieliste puhul on ju vaja tingimata ka molübdeeni, et need juuremügarad areneksid jõudsasti ja siis tasub ka võib-olla üheks pritsimiseks valida see Fülgreen boor MO, boori ja molübdeeni sisaldav toode, et viia siis see boor kõikjale nagu taime osadesse, kus teda tarvis on. Et muidu, kui me kasutame tavalist mingit booretanolamiini, siis ei pruugi jõuda igale poole. Mingi kultuuriga nagu eelistatus, et millele nagu peaks rohkem tähelepanu pöörama ja... No ma arvan, et seda Fülgreen boor MO, kuna molübdeen on vajalik, ütleme, rapsile eelkõige siis ja liblikõielistele, siis võib-olla, kui siis suvirapsi kellelgi on, siis võib-olla suunata just suvirapsile ja hernele oale see toode. Ja on ka teine aminohapete preparaat, ütleme, mida me juba kõik tunneme, millel on ka nagu, mis sobib suurepäraselt umbrohutõrje vahenditega ja kasvuregulaatoritega paagisegusse. Selle kohta me oleme siin juba tegelikult päris mitu aastat tagasi teinud erinevaid katseid ja esitlenud neid tulemusi ka mitmel pool ja nad on vast praegugi meie kodulehel saadavad, kus me oleme siis moodusega seda segus näiteks kasutanud, siis erinevate umbrohutõrje preparaatidega ja see nagu leevendab seda umbrohutõrje vahendi võimalikku sellist stressi tekitavat mõju ja ta igatahes on andnud meile korraliku sellise tulemuse lisasaagi näol ja ka lisakasu. Aga Delfan Plus on eelkõige nii, et kui taim on juba kannatada saanud, näiteks me saame teda lisada umbrohutõrjega, et ennetada stressi, aga ütleme, ta on väga omal kohal siis, kui taim on mingil abiootilise stressiteguri tõttu kannatanud, natuke kahjustada saanud, siis me võime julgelt minna pritsima Delfan Plussiga, et see on nagu praktikas kinnitust leidnud siin mitmel pool. Me oleme siin, on tekkinud selliseid kriitilisi olukordi ja me oleme saanud nagu taime kiiremini taastuma. Aga sel juhul me kasutame natuke suuremat normi. Delfan Plussi sel juhul kasutame 1 kuni 1,5, maksimum 2 liitrit, mitte ka rohkem. Aga kui me lisame teda lihtsalt paagisegusse, kui sellist stabilisaatorit ja sellist tasakaalustajat ja võib-olla stressi ärahoidjat, siis piisab 0,5 liitrist. Et siin Urmas mainis ka, et talirapsi varred on mõned lõhki kasvanud, et
see muidugi tuleb sellist väga intensiivsest kasvust ja temperatuuride muutusest, aga kindlasti ka taimede korralik tasakaalustatud toitumine aitab seda ära hoida. No kindlasti jah, et eks siin on palju neid tegureid koos, et kuidas sellel aastal veel oskad sa, Kervin, midagi öelda, mismoodi põllumeestel mingid erilisusi oleks või mida need teistmoodi teevad või mingeid uusi nippe, mida paremini teha edaspidiseks teistele soovituseks? Eks siin põllumehed on õppinud kohanema igasuguste tingimustega. See aasta maikuu siis tõi meile need öökülmad. Tundub, et nendest oleme ka hästi üle saanud, et siin peale öökülmasid tõepoolest oli väga keeruline jõuda järgi oma pritsimistöödega kultuuride lõikes siis, aga praeguseks on ikkagi need ummikud ületatud. Saab rahulikult minna suvi teraviljadega tegelema. Et seal ka enne jäi mul mainimata, et suvi teraviljadel lisaks herbitsiididele tuleks kindlasti rõhku panna ka kasvu reguleerimisele, kuna teatavasti need suvi teraviljad pole eriti head võrsujad. Et siis meil saab kasutada kas moodusstarti või CCC-d või hoopis nende segu. Et siin taliteraviljadel ma üldiselt eriti CCC-d ei soovita, kuna siis need temperatuurid on niivõrd madalad veel, kui see pritsimise aeg on. Aga suviteraviljadel saab seda küll kasutada ja toimib väga hästi. Ja taime haiguste tõrje pritsimised on ka ju. Jaa, absoluutselt. Et siin jahukaste ohtlikud sordid võib isegi juba mõelda, kui on tihe taimik, et mingi osa fungitsiidi teha juba seal võrsumisfaasis ära. Me oleme nüüd siin lugenud hästi palju erinevaid toote nimetusi, kuidas siis nüüd oleks selline optimaalne kogus, kui palju me julgeks neid kõiki ühte paaki kokku panna, et siin tuleks vist ka natuke konservatiivne olla ettevaatlik. Ja vaata, igal aastal tuleb ju ka sinna valikusse uusi tooteid, nii seal taimekaitsevahendeid kui leheväetisi ja segud on tihti peale parajad kokteilid. Ja eriti kui see pritsimiste aken jääb selliseks kitsaks, siis aeg jääb napiks pritsimiste tegemiseks, nagu võib juhtuda, ütleme, kui temperatuurid on madalad, nagu tänavugi on olnud. Et siis mõnel võib-olla on julgust lisada liiga palju tooteid ühte paagisegusse ja see võib põhjustada muidugi erinevaid probleeme, et pärast tuleb tükk aega seda filtreid puhastada või hoopis tükis vahetada. Et soovitus on seetõttu, kuna neid uusi tooteid, see ei ole võimalik kuskil kellelgi neid ette ära kõiki võimalikke segukombinatsioone proovida, siis ma usun, et lihtsam ja vähem kulukas ja ajakokkuhoiu mõttes on, kui teha selline testlahus ikkagi, kui on tundmatuid tooteid sees, mida varem ei ole kasutanud selles segus, siis teha selline 10 liitris testsegu ja vähendades siis proportsionaalselt kõikide ainete koguseid, et saada aru, kas selline segu ikkagi toimib, et ei tekiks sadet või mingit keeli või paksenemist, et see on väga oluline, sest tänavu meil on ka valikus tänavu mitmed uued leheväetised ja on juba meie kõrvu siin kuuldunud neid probleeme ja toon näiteks võib-olla MCPA-ga segud on üks, mida on nüüd mitmel juhul olen kuulnud, et näiteks konkreetselt võin kohe öelda, et on selgunud tõesti, et selle Tetera PK ehk see on selline fosfor-kaalium vedelväetis, et MCPA sellega paagisegusse kokku ei sobi. Et tõesti palve on, et põllumehed ise ka, et kui on uued tooted segus, siis enne teete väikse proovilahuse. Ja kasvuregulaatoritega vist peab ka ettevaatlik olema. Jah, loomulikult, et just kokku segamisega erinevaid leheväetisi, et ja veel on üks asi, mida kindlasti, kuna kõik leheväetised ei ole ju vedelal kujul, vaid on ka neid tahkeid ja need on nagu toitainete poolest alati kontsentreeritumad kui vedelväetised. Ja kui neid nagu lahus tegema hakata ja sinna eellahustamispaaki neid valada, siis
võtta ikkagi aega ja teha seda niimoodi tasakesi ja järk-järgult, et see vesi, mis siis sinna tuleb, jõuaks nad ikkagi nagu ära lahustada, et ei tekiks siis üleküllastunud lahust hetkekski, sest et selle tagajärjel tekkinud sadet enam lahustada võimalik ei ole. Ja muidugi kõik alati algab see paagisegu valmistamine ikkagi veest. Vesi on üks väga oluline komponent ja vee kvaliteet just, et selles mõttes, kes veel me oleme küll väga palju seda propageerinud, et vee karedus ära määrata ja vastavalt sellele ka siis vee pehmendamise vajadus, Spray Plussi lisamise kogus täpsustada, et meil on selleks kõik vahendid olemas, et oma siis müügiesindaja poole pöördudes saate kiiresti vastuse, et kui palju ja kas on üldse vaja lisada seda vee pehmendajat. Kas ka vee temperatuur? No lahustamisel see on väga oluline. Ütleme, siin ju olid, oli külmade ilmadega pritsimisest juttu ja ma ei tea, Kervin, mis see vee temperatuur võis olla, millega lahuseid tehti? Ja ma tassingi siin juures lisada, et eks see paagisegude teema, see on alati tuleb sinna läheneda nii-öelda case by case, vaadata selle paagisegule otsa, aga tõepoolest ka minu hinnangul enamus probleemid saavad algus ikkagi veest. Et tuleb ikkagi see vee karedust jälgida, nagu Ene juba mainis ja väga oluline on ka vee temperatuur, et kui tuleb puurkaevust vesi, mis on ikkagi 4-5 kraadi soe ainult, siis seal lahuste lahuste valmistamine pole üldse mitte lihtne. Et kõige nagu parem oleks, kui oleks ikkagi mingi veereservuaar, kus see saaks natukenegi soojeneda. Et eks neid enamus paagisugudega probleeme ongi meil varakevadel siin, kus vesi lihtsalt ei jõua ära soojeneda. Ja, ma lisaks siia veel juurde selle vee temperatuuri kohta, et kui on need vees lahustuvad tahked väetised ja tahame neid külmas vees lahustada, siis nad tegelikult lahustuvad lõpuks, aga võt seal ongi see ajafaktor mängib rolli, et mida soojem on vesi, seda kiiremini lahustub ja ütleme alla 10 kraadi on ikkagi väga aeglaselt toimub see asi ja siis jõuabki tekkida see, lihtsalt ei lahustu ära ja jääb see sade ja probleemid ongi käes. Et me siin lasime teha see Poola ettevõte, see Dr. Green, kelle väetisime nüüd siin, oleme viimane aasta müünud. Nad tegid seal oma laboris katsed ja just jahutasid vee siis selle 5 kraadini. Ja kõik toimis, aga vaat see ongi, et lihtsalt on tarvis siis veel rohkem aega võtta, et ei tohi kiirustada. Nii ta on, et põllumees peab targalt tegutsema ja üha efektiivsemalt tulemusi siis saada ja mida siis sooviksite võib-olla veel põllumeestele selleks hooajaks, mis see põhiline tarkuse tera võiks siis olla, et hooajaks saaks edukalt alustatud. Ma võib-olla omalt poolt kindlasti ütleks seda, et me oleme juba tunduvalt targemaks saanud, meie Eestimaa põllumehed kasvatavad palju väiksema koormusega keskkonnale, saadakse 3 korda suuremad saagid põllult kui veel paarkümmend aastat tagasi ja samas kasutame vähem kõikvõimalikke sisendeid, aga ma usun, et siit on meil ka võimalik veel täiesti edasigi areneda ja taolise täppisviljeluse võtetega veelgi paremaid tulemusi saada. Ja mina soovin põllumeestele optimistlikku meelt ja jõudu tööle. Ja mina soovin seda, et neil kiirel ajal jääks ka aega puhkehetkedeks. No seda on ka kindlasti vaja. Ja suured tänud siis teile saatesse tulemast ja soovime kõigile head hooaja jätku. Aitäh! Aitäh! Põllupäevik